Tere siis kõigile kuulajatele. Minu nimi on Liisbet Jääser ning mina olen Tartu Ülikooli turundusklubi tegevjuht ja tänase episoodi juht. Täna toimub majandusteaduskonna podcasti Tippude teejuht esimese episoodi salvestus. Podcasti eesmärgiks on tutvustada meie tublide vilistlaste teekonda oma karjääri tippu. Külas on meil täna Tartu Kommertspanga üks käivitajatest ning Tartu endine linnapea Ants Veetõusmäe ning Coop Panga juht Margus Rink. Podcast on loodud koostöös Tartu Ülikooli turundusklubi ja vilistlasühinguga Hermes. Tere Ants ja Margus ning väga meeldiv, et saite saates osaleda. Tere! Tervist! Kuna täna on podcasti esimese episoodi salvestamine, siis räägin kõigepealt saate kontseptsioonist. Kõigepealt on meil kavas rääkida meie külaliste kooliajast. Siis tõmbame korraks natuke pidurit ja teeme ühe väikese vahemängu ja lõpetame sellega, et räägime teie karjäärist ning natukene ka ühiskonnas toimuvast. Aga alustaksimegi siis kohe natukene kaugematelt radadelt. Te mõlemad olete Tartu Ülikooli vilistlased. Ants, sina lõpetasid Tartu Ülikooli 1972. aastal ning sina, Margus, lõpetasid 2000. aastal magistri Tartu Ülikoolis. Rääkige meile siis kõigepealt, kui teie hakkasite toona üldse ülikooli astuma, siis milliste õpinguvõimaluste vahel teie üldse valisite? Alustame äkki sinust, Ants. Minul oli valida kaks ala ja tõsimeelselt ma valisin kas kehakultuuri või majandusteaduskonna. Kuna mul oli ka tolleaegse rahandusosakonna soovitus majandusteaduskonda astuda, siis kaalutlemine oli päris tõsine. Tahtsin tegelikult kehakultuuri minna õppima, aga otsustavaks said eksamid, kuna kehakultuuris oli füüsika, keemia eksam ja majandusteaduskonna kasuks oli kaks varianti. Ühesõnaga, kui oleks olnud suuline matemaatika eksam, siis ma oleks ikkagi läinud kehakultuuri õppima. Aga kuna oli kirjalik matemaatika eksam, siis see tundus mulle soodsam ja nii ma valisingi majandusteaduskonna ja nii saigi minust diplomi järgi majandusteadlane. Ja sina, Margus? Minul oli lugu see, et ma olen täitsa maalt pärit Viljandimaalt ja ma arvan, et terve oma gümnaasiumi aja ma teadsin, et ma lähen agronoomiat õppima. Ja see päätsis sellega siis, et kuskil selle viimases klassis märtsikuus ma käisin agronoomia teaduskonnas kuskil seal Eerikal lahtisuste päevadel ja kogu see jutt oli selline, et umbes, et me ei tea ja see selgub õppetöö käigus ja asi on ümber tegemisel ja nii edasi. Ma tulin, mäletan sinna koju tagasi, ma ütlesin emale, et mina ei tea. Ja siis minu suur mõjuvõimas ema siis kuskilt uuris järgi, et järgmine päev oli majandusteaduskonna lahtisuste päev Tartus. Isale tehti vaba päev ja poeg viidi Tartusse majandusteaduskonna lahtisuste päevadele ja kuna siin oli jutt hoopis teine, et oli kõik selge, et 2 aastat on üldist õpet, siis toimub spetsialiseerumine, see oli kõik ka oli muutmisel, aga kõik vastused said kõik nagu kätte. Siis mäletan, ma sõitsin sinna Viljandimaal isaga tagasi ja ütlesin, et vaatama sellele, et ma 3 aastat teadsin, ma lähen agronoomiat õppima, nüüd ma päeva pealt muutsin ja läksin majandust õppima. Väga huvitav. Te mõlemad olete tegelikult spetsialiseerunud ka nii-öelda rahanduse suunale, et te olete natuke erinevatel aegadel lõpetanud, aga ütleme laias laastus. Kuidas te üldse valisite endale õppesuuna? Kas te tollel saite valida mingite suundade vahel või kuidas tollel oli Tartu Ülikoolis? Ma täpsustan. Tegelikult tollel ajal algus oli kõigil rahandus ja krediit ja kõigil oli ühesugused ained ja pärast teist aastat tuli mitte valida, vaid esimesed pooled parimad said siis rahandusse, sest kõik tahtsid rahandusse minna ja teine kehvemad pool siis pangandusse ja kuna ma olin esimene seal kehvemate pool, siis ma läksin pangandusse, nii saigi pangandus minu spetsialiteediks. Meil oli nii, et meil oli 2, ma õppisin 4 aastat, siis oli see 4 aastat see süsteem ja siis pärast tuli see magister peale veel, et meil oli 2 aastat, olime kõik koos ja siis oli spetsialiseerumine ja seal olid umbes, kui ma peast välismajandus, rahandus, pangandus, majandusarvestuse analüüs, kaubanduse ja mina valisin majandusarvestuse analüüsi ehk raamatupidamise ja tegelikult kui ma lõpuni aus olen, siis ainult sellel põhjusel, et aasta oli, ma arvan, 92 ja kõik edasi oli täis kuulutusi, et otsitakse bilansivõimelist pearaamatu
raamatupidajat, et noh, igal pool kõik otsisid, oli see uusi nagu raamatupidajaid ja siis oli veel meie eelis oli see, et meil oli lõpuks vist 30 inimest kursusel ja me olime 3 poissi ja siis need 3 bilansivõimelist poisist raamatupidajat, et see oli päris huvitav, et nõudlus oli ikka väga suur, et ma jäime ka rahule igal juhul. Seda on väga huvitav kuulata, sest praegu ütleks, et ülikoolis on pigem rohkem isegi tüdrukuid. Ma vaatan enda kursust näiteks, meil on kindel selline naiste ülekaal, ütleme niimoodi. Aga kui te mõtlete veel oma ülikooli ajale tagasi, siis milline õppeaine oli teie karjääri silmas pidades teile kõige vajalikum? Mis andis teile kõige rohkem teadmisi? Väga raske küsimus, milline andis rohkem, mul on meeles õppejõud, kes meile andsid, kuna me olime tollel ajal selline eksperimentaalkursus. Enne meid ja pärast meid kõik õppisid 5 aastat. Me olime ainukesed, kes õppisid 4 aastat. Me saime kõik 4 aastaga selgeks juba ja diplomi kätte. Aga õppejõududest kõige esimesena ma tahan meenutada, oli meil panganduse õppejõud Leonhard Kangur, kes oli veel Eesti-aegne mees ja väga selline oma ala spetsialist. Me muidugi ei teadnud selle üliõpilasena eriti midagi pangandusest, aga ta oli ja muidugi Raimond Agelberg jääb ka meelde. Et need 2 õppejõudu olid need, mis kõige rohkem meelde jäid, aga seal oli neid õppejõude veel, kes olid kõik oma ala spetsialistid ja oma ala tipud ikkagi Eestis. Ma vist markeeriks ära 2, et meil oli esiteks oli Jaan ja nüüd mis ta abikasa nimi oli Lehti järsku Alver. Oli Lehti või? Lehte, jah. Et nemad tulid kuskilt Ameerikas, käisid õppimas, tulid tagasi ja ma arvan, et nad õpetasid juhtimisarvestust ja ma arvan, et sealt oli kõige professionaalsem jälg edaspidi, et kuidas midagi ridade vahelt välja lugeda või mis on finantsraamatupidamise juhtimisarvestuse erinevus, et ma arvan professionaalselt mõttes sealt kõige rohkem. Ja ma arvan inimesena, õppejõud võib lummata ka sellega, et võib-olla isegi mitte erialaste teadmisega, aga inimesena, et kindlasti Toomas Aldma, et kes oli mul ka bakalaureusetöö juhendaja ja ma Toomasest mäletan seda, et minu arust see, kuidas ta üliõpilastesse suhtus ja kui nagu positiivne ja elujaatav ja edasiviiv ja karismaatiline, et ma arvan oma juhtimisstiili, mina oma juhtimisstiili kindlasti olen sealt mingid siirded saanud. Seda on nii tore kuulata, et õppejõud on ikka teie edasis karjääri mõjutanud, et meil on praegu ikka ka sellisi õppejõude, kes ma ise tunnen vähemalt, et on mulle väga palju juurde andnud edasis karjääri silmas pidades. Ma annaks õppejõududele isegi veel ühe soovituse. Leo Kanguriga oli mul selline juhus, et panganduse eksam oli, ma olin esimene, kes vastas ja ta pani mulle hea. Ma arvasin, et tegelikult see ei olnud ikka õige hinne. Ja see selleks, järgmine oli Agelbergi eksam, ootasime Vanemuise 46 seal keldris oma järjekorda ja siis Leo Kangur tuli minu juurde, küsib, kas teil on matrikkel kaasas. No muidugi on matrikkel kaasas. Ja kuna ta oli kirjutanud hea ja siis ta ütles, et arvab, et ta ikkagi eksis minu hindamisega ja võib-olla professori jaoks on ikka tähtis ja pani mulle väga hea. Nii et tunnistas ausalt, et võrreldes ülejäänutega, mul olid teadmised väga head, võrreldes tema enda unelmatega oli ilmselt hea, oli ka veel hea hinne. Aga jah, see jäi mulle eluks ajaks meelde, et kuidas inimene tunnistas ja tuli ja parandas oma hinde ära. Seda, jah. Mina arvan, et praegu kõlas esimene võõr sõna tudengite jaoks matrikkel. Tänapäeval enam matrikkit ei ole. Ja tollel ajal oli tõepoolest matrikkel ülikooli aja jooksul samuti arvestatud, mitte arvestatud kõik ained, nii et tollel ajal ju mingit elektroonikat ega internetist rääkimata arvuteid ei olnud selliseid. Jah, mina tean ainult OIS2, kus on meie hinded kirjas. Ja isegi meil oli matrikkel, meie ajal oli ka matrikkel. Aga kuidas on toetanud Tartu Ülikoolis saadud teadmised teie edasis karjääri? Kindlasti, et ma siia sõitas isegi, kui ma arvasin, et mingi selline küsimus tuleb, et siis ma mõtlesin, et ma arvan, et ma tooks isegi võib-olla
rohkem seda magistriperioodi, mul oli niimoodi, et ma siis 4 aastat vahepeal töötasin, 5 aastat peaaegu, ja siis tulin magistrit tegema 98 ja kuni 2000 ja ma arvan, et ma just ennem ühele kolleegil rääkisin siin, et minu arust on väga oluline, et seal see vahe oleks, et selle bakalaureuse ja magistri vahel, et nagu, sest ma olin 4 aastat pangas töötanud, ma tulin, kuulasin neid magistriloenguid hoopis teise pilguga või sa suutsid diskuteerida, vaielda, et kuidas see teooria nagu läheb sinna praktika peale. Ja ma arvan, et see magistri, ma on enne öelnud, magistri minust õppen nagu, sul võetakse 2 aastaga nagu siuke kogu mosaiik, juhtimismosaiik läbi, et ta annab sulle selle teadmise, et sul on finantsid ja sul on turundus ja sul on personal ja sul on juura ja sul on tehnoloogia ja sul on tootearendused, ja lõpuks kõik need killud peavad kokku mängivad, minu arust, mis see MBA on, et see on täpselt selle mosaiigist ja nende kildude omavaheliste seoste loomine. Ja kui see tekib sul natukene hiljem, ehk siis, kui sul on juba mingi praktiline pool all, siis nagu, minul asetus see väga hästi, et nagu lõi oluliselt suuremat väärtust, kui ma oleks otse läinud magistrisse. Aga Ants, kuidas sinul on? Ülikool kõigepealt ikka ja enamasti andis mulle selle üldise teadmise majandusest ja selle tõttu ma ikka teadsin ka väga hästi, mis on debet, kredit, aktiva, passiva. Nii et need asjad olid selged ja see üldine silmaring samamoodi on tänu ülikoolile võib-olla palju laiem kui enamikel inimestel ja see huvi samamoodi kõigi nende ühiskonnaprotsesside vastu on suur ja tänu ülikoolile, eks on mu karjäär ka mõnes mõttes vahepeal edenenud, et siis jõuda tagasi selle juurde, millest võib-olla ma kooli ajal unistasin. Margus rääkis siin, et temal oli bakalaureuse ja magistri vahel siis töötamise periood. Ma küsiks nii ka, et kas te kooli ajal ka töötasite? Mina töötasin küll mitte erialal, aga suvel tegin tööd küll. Aga mitte majanduse alal, ikka füüsilist tööd. Ja suviti füüsilist tööd tegin mina ka seal maal, aga ma viimasel kursusel läksin tööle tegelikult, et ehk 4. kursusel kuni siis kevadeni, kuni bakalauruse töö kaitsmiseni, siis ma töötasin ka õppimise kõrvalt. Ja ma arvan, see oli sel hetkel mõistlik. Ma väga ei poolda, ma vaatan kõigile oma noortele kolleegidele, ma olen öelnud seda, et tehke see vähemalt nagu võtnud selle lubaduse, et see kool tuleb ära teha, et kui selle kõrvalt on siis võimalik see töö teha, siis on okei. Aga et mitte seda, et ma hakkan tööl käima ja siis see kool jääb ripakile, et ma kindlasti pooldan seda, et iga asi omal ajal, ja mul võimaldas viimane kursus, kuna ma hakkasin kirjutama bakatööd, siis seda bakatööd ma kirjutasingi tegelikult selle töö kõrvalt sealt. Ehk siis töö ei seganud absoluutselt kooli sinu? Seal viimasel küll, ma arvan, eespool oleks seganud. Mind küll vähemalt. Mul on endal täpselt sama lugu praegu, nii et tegelikult ma mõistan päris hästi. Aga küsin siis ka veel sellised küsimused, et õpingute kõrvale kuulub ikkagi aktiivne tudengielu. Et kas teie omal ajal kuulusite ka mõnda korpi või tudengiorganisatsiooni või millised võimalused teil üldse olid tol ajal? Minu aktiivne tudengielu oli lõppenud koos ülikooli astumisega praktiliselt. Tollel ajal minu majutuskoht oli Kukulinna Saadjärve ääres Tartust 20 kilomeetrit eemal. See tähendas seda, et hommikul pidid vaatama, et saad bussiga linna ja õhtul õigel ajal tagasi, sest lihtsalt ei olnud võimalik ööseks jääda. Ja kuna isegi mu sportivehklemistreeningud jäid selle tõttu unarusse. Aga ma ei kahetse, sest minul algas pärast esimest kursust kohe perekonnaelu, abiellusin, nii et see oli minu tudengi elu põhiliselt. Mina arvan, et meil on 2 asja, ütleme, see kuuluvuse pool pealt, ma kuulsin ISEC-i, et vist ma arvan isegi mitte kõik aeg, võib-olla see kuskil 3. 4. kursuselt ja ISEC-iga me tegime ka koos seda tol ajal 1993 oli siuke suur projekt, Eestis oli mingi 40 panka ja me tegime siuke kevadel projekti, et Eesti pangandus 1993,
läbi ISEC-i, et ja see, ma arvan, et sealt ma sillutasin endale edasiseks teed pangandusse, et siis mul tuli 40 pangast, minul oli vaja 10 tükki läbi käia ja neid sinna konverentsile kutsuda ja sponsorlust siis välja kaubelda. Ja ma arvan, et see, teistpidi ma arvan, et ma ühte korporatsiooni ei kuulunud, aga ma elasin Ühikas Nooruse tänaval seal majandusteaduskonna kõrval ja ma arvan, et see oli minu teine kuuluvus, et see Ühika elu ja need inimesed, kes sul seal ümberringi olid, et nendest ikka väga-väga paljud on alles siiamaani selles elus. Öeldakse jah, et ikka Ühikas elamine annab sulle nii laia tutvusringkonna, et isegi ütleks, et soovituslik. Kusjuures meil oli nagu see, et meil isegi, see ei tähenda see, et see oleks õudne kräu käinud seal kogu aeg, et see oli arstide Ühikas ja ma mäletan, et see 3. korrus, mis meile anti, me alguses selges, et kui te siin midagi korraldades, esimesed, kes siit 3. korruselt lendavad. Et meil oli, kõik oli väga normaalne, aga lihtsalt tõesti see, et sul on omasugused inimesed ümber ja üks õhtu oled ühes toas, teine õhtu teises toas, et see lõi kindlasti väärtusliku isik või inimkapitali tulevikuks. Aga räägige meile mõnest oma erksamast mälestusest ülikooli ajast. Täiesti vabal valikul, kas see on seotud äkki õpingutega või siis äkki ühikeluga või vabak käeb praegu? Erksamad mälestused on võib-olla vene keele tundidest, mis mul ei õnnestunud kuigi hästi grammatikat, kuigi see taust on teistsugune, oleks pidanud oskama, aga ei, nii et vene keel ei mul küll meelde, et seda ma ei osanud. Aga nagu ma ütlesin, et kuna ma olin perekonna inimene, siis mul selliseid suuri üritusi ei ole osavõtul midagi meenutada, aga õppimine. Ma arvan, ma olen seda ennem ka rääkinud, et kuidas nagu, see oli üks näide sellest, kuidas ikkagi üliõpilane on ka kuningas, et oli üks juhtum, et meil oli selline aine nagu otsustamisteooria või mingi otsustusteooria, Janno Reiljan luges seda. Ja me olime 3 nagu ja me kukkusime läbi seal mingi arvestuses, ja siis, et kuidas üliõpilane on kuningas, et siis me läksime, meil oli Vello Järve oli, ma ei tea, kas ta oli meie mingi selle raamatupidamise osakonna, mingi tiimi juht oli seal, ja me läksime Vello Järve juurde ja ütlesime, et kuulge, et jutt oli, et see on ju valikaine, et ise te ütlesite, nagu, jumala pärast valetasime, ise te ütlesite meile nagu sügisel, et see on valikaine ja seda võib kõrvalt kuulata. Ja Vello kuulas ära selle, ütles, mis siis juhtus, siis me läbi kukkusime nagu ja siis Vello ütles, et vist oli tõesti valikaine, ja siis ma mäletan, kui ma läksin Janno Reiljanile, ütlesime, et meie ei tule seda enam uuesti tegema, et kukkusime läbi ja siia see jääb, ja siis me mõtlesime, et vaata ikka üliõpilasest ka midagi sõltub, Aga küsikski siis aga kohe. Mulle tuli meelde seoses sellega kõrge matemaatika pärast teist kursust või ma ütlen, mul olin perekonna inimene juba ja Elmar Sakov, kadunud õppejõud, tema oli ka väga tark matemaatikas ja me lollid ja ma kukkusin läbi. Ikka juhtub. Ja siis tuli, et järeleksam 10 päeva enne pulmi. Läksin siis ülikooli kõrval keemiahoones, ta võttis vastu 4. korrusel. Ja siis mul oli tõesti selline jänes püksis, et ma mõtlesin, et ma ikka lähen minema, et mis ma sinna lähen. Ja siis vaatasin veel, et mingid vene tüdrukud oli tagasi saadetud, et mitte midagi ei tea. Ma pole saanud õppidagi, mina tean seal. Ma läksin ikkagi sisse ja tegin 4 peale ära, ma ei tea kuidas, aga ja siis Sakov ütleb, miks te varem ei tulnud, et oleks saanud stipendiumi, ma mõtlesin, jumal, sain eksami läbi, aga mitte veel, et stipendiumi peale ma mõtlesin. Nii et see oli jah, et see on mul jäänud küll tõesti meelde, kuidas enne eksamit võib jänes püksi tulla, aga lõpuks lahenes kõik väga hästi. Ma siis kohe küsiksin niimoodi, et te mõlemad mainisite läbikukkumist. Ometi te olete jõudnud oma karjääris tippu, eks ole. Et kui palju te üldse ülikooli ajal ka läbi kukkusite? Kas need olidki need üksikud ained või teil oli ikkagi ka rohkem kahtesid või mis teil oli tollel? Minul oli seesama juhus, rohkem ei olnud. Kuigi võib-olla seal sõjaline kateedris, seal võis midagi olla, aga see ei olnud oluline.
ma arvan, mul selle peale selle otsustusteooria oli veel see, et kuna ma lõpetasin gümnaasiumi kuldmedaliga, siis mul oli vaja vist esimene eksam ja see oli vist matemaatika teha, ma ei mäleta, kas mingi 9 või 10 ja ma sain 8. Ja ma olen üldse arvestanud, et ma pean tegema veel kirjandi ja geograafia, et ma arvan, see oli nagu see sisseastumissuve täielik läbikukkumine, et kui sa olid arvestanud sellega, et sul on kuldmedal, teen selle esimese, ma tundsin ennast matemaatikas väga kindlana, mina ei tea midagi juhtus, tegin selle 8 peale ja siis õppisin geograafiat ja kirjutasin kirjandiga uuesti, aga edasises elus olen neid läbikukkumisi, et ma arvan, päris raamatut ei saa kirjutada, aga brosüüri kindlasti, et kõik ei ole ainult püstoodis kunagi üles läinud, et see on ikka jõnks olnud päris kõvasti. Pärast räägime su brosüürist natuke lähemalt, aga küsin siis lõpetuseks veel seda ka, et kui palju on tänapäeval üldse finantsmaailm muutunud võrreldes sellega, mis teie õppisite ülikoolis? Põhitõed on ju ikka samad, et ega ju siis teooria seal all, et nagu mida meile ülikool õpetas, et praktika on muutunud seal peale, et raamatupidamise põhitõed, nagu Ants ütles, et kredit ja bilanss peab tasakaalus olema ja aktiva passiva, et ega seal ei ole ju, keegi ei ole seda teistpidi pööranud kuidagi, et turundus samamoodi, alus on ju sama, et praktikat ja loomulikult kõik on edasi arenenud, aga vundament, ma arvan, et kui võtta täna mingi meie ajast mingi õpik, et meil ei olnud enam need punased need õpikud, kui ma 90 läksin, et kindlasti on siin hästi palju kaasaegseid näiteid peale tulnud, aga kõrge matemaatika on täna ka see kõrge matemaatika, mis ta oli seal ajal. Ei muidugi meie ajal oli ikkagi prevaleeriv plaanimajandus ja see on ikka väga palju muutunud ja kogu see ettevõtete planeerimine, tegevuse planeerimine, kogu see värk, kuidas saada edukaks ettevõtteks, see on pisut muutunud võrreldes sellega, mis praegu on. Aga ma mäletan, mul oli üks kursuse töö ettevõtlikkus ja majanduslik eraldatus. Tollel ajal sotsialismi tingimustes nagu seda majanduslikku eraldatust eriti ei olnudki, sest kõik oli ju plaanimajandus, kõik oli seotud üksteisega, aga seda sai ühel kursusel siis kursuse tööna uuritud natuke. Aga nüüd olemegi esimese osaga jõudnud lõpule, rääkisime siis natuke teie õpingutest ja nüüd tõmbame natuke pidurit ja teeme ühe väikese vahemängu. Ma olen ette valmistanud 10 küsimust ja need on sellised pigem seotud teie vaba ajaga, ütleme niimoodi, ja siin piisab täiesti lühikesest vastusest. Esimene küsimus on siis, et kui saaksite 2 nädalat puhkust ning 1 000 000 eurot, siis mis te teeksite? Tegeleks selle 1 000 000 investeerimisega. See on ikka pankuri vastus. Ma läheks parimate sõpradega kuskile tõesti puhkama. Mis on teie suurim saavutus elus? Ma nüüd loodan, et see ei kõla valesti, aga ma aasta lõpus oma tiimile just ütlesin, et elus on vaja täita väga erinevaid rolle, et olla tööandja ja ma ei tea, õpetaja ja isa ja vend ja nii edasi, et aga elus on üks roll, on ülim, et see on inimeseks olemise roll ja ma nagu, ma väga loodan, et ma olen olnud kõigile oma kaasteelistele normaalne inimene. Et see võiks olla tänaseks kõige suurem saavutus. Lühidalt öeldes võib-olla suurim saavutus on see, et olla abielus juba 53 aastat. See on ikka tõesti väga-väga palju ja kiiduväärt, ütleme niimoodi. Väga tore. Milline on teie ideaalne päev? Minu ideaalne päev on kui ma saan arvuti taga tegutseda pool päeva, teine pool päeva, eriti suvel olla aias tegutseda, nii et nii füüsilist kui vaimset tööd peaks olema. Sarnane, et ma ütlesin, et eelmise nädala kolmapäev oli ideaalne päev, et oli töö,
siis oli trenn ja siis käisin teatris. Et nagu, ma arvan, et 3 asja, kui sinna ühte päeva mahub nagu rohkem kui ainult üks teema, et siis on see päev korda läinud. Mis on teie hobi või hobid? Minu hobi ja töö on sport. Sama, jooksen, ujun. Mis on teie lemmikreisi sihtkoht? Minul siiani on olnud top number 1 Venezuela, raudselt. Venezuela, väga eksootiline. Võib-olla sihtkoht Lõuna-Aafrika Vabariik siis, kui läheb nii kaugele. Aga reisi sihtkoht võib olla ka kuskil, kus on mäed. Nüüd küsin natuke teie kui inimese kohta. Mis on teie suurim tugevus ja nõrkus? Eks see sõnni rahulikkus on nii nõrkus kui tugevus. Aga muidugi, kui sõnn mingi piirini viia, siis ta enam ei ole rahulik, siis ta läheb väga äkiliseks. Näitab sarvi. Jah. Ma arvan, minu kõige suurem tugevus on see, et ma teen asjad ära, et minu koodi on sisse kirjutatud see, et ma pean jõudma punktist A punkti B, et ma tahan näha seda muutust, et oli punkt A ja me jõudsime punkti B ja minu peale võib kindel olla, et ma vean seda eest. Ma arvan, nõrkus on see, et ma oma inimtüübilt olen inimene, kes ta väga paljudest asjadest teada, aga mind ei eruta nagu sügavusse minek, et mul see deep dive või süva sukeldumine, selle ma jätaks kellelegi teisele, et ma võtaks nagu kõigist erinevatest teemadest nagu mingisuguse pealmisema kihi. Soovitage meile mõnda raamatut. Praegu viimased raamatu ma võin soovitada Putini inimesed. Millest see raamat räägib? No ongi lähikondlastest, kuidas inimesed tahavad meeldida ühele või teisele inimesele ja seejuures mõtlemata, mis sellest tuleb. No ma arvan, minu viimane raamat, mida täitsa võiks soovitada, oli Avicii elulugu, mida ma lugesin siin enne jõule ja hästi traagiline saatus, et ülikihvt noor tüüp ja kes lõpetas oma elu enesetapuga, et olles karjääri tipus, et lihtsalt ehe lugu sellest, et kuidas sa pead jääma ikkagi inimeseks ja iseendaks ja mitte nende kogu sellel maailma trill-trallil laskma endale nii lähedale, et see tapabki su ühel hetkel ära. See on jah hästi traagiline lugu. Millisena näete teie meie lähitulevikku? Meie? Laialt see meie on. Ikka väga laialt. Ma arvan, et tehnika ja virtuaalelu kipub võtma võimust reaalse elu üle ja see on kurb, et inimeste vahetu suhtlemine jääb kogu aeg väiksemaks. Kõik see on küll teistpidi hea ka minu enda näitel, et ma saan virtuaalselt kohtuda inimestega, kes on minust väga kaugel ja olude sunnil ei saagi muidu kohtuda, aga samas inimesed nagu võõrduvad reaalsest suhtlusest ja see on kurb minu jaoks. Ma arvan, siin ma olen Ansuga hästi nõus, et selle maailma on hästi palju plusse, et sellest on juba palju abi olnud, elu on kõik edasi läinud, aga lihtsalt, et vahest sellest rattast välja astuda, et mul on maakodu ja kui ma tavaliselt sinna maakodusse lähen nagu mingis neljapäeva õhtul või reede pärast lõunal, et siis nagu seal ma tunnen seda, et kui sinna tuleb mul mõni sõber külla, siis me oleme tõesti seal kohal ka siin nüüd ja praegu ja või enne seda sama salvestusin, et sõin ühe kolleegiga lõunat ja mul tõeliselt kaifisin, et me ei rääkinud tööst, vaid me rääkisime ka muudest asjadest ja ilma mingisuguse ekraani või tahvlita, et see inimkontakt ja just sellega nagu võib-olla ka sügavamale minek, et
see on see murekoht, aga tervikuna ma kindlasti nagu optimistlik, et murelik optimist, et kindlasti see keskkond, mis ümber meie siin viimase aasta jooksul, et nagu aasta tagasi, aasta 1 kuu tagasi ma ei oleks öelnud murelik optimist, ma oleks lihtsalt optimist olnud, et ma ei uskunud, et minu silmad näevad selliseid asju veel siin, ja see paneb loomulikult mõtlema, et mis on see homne päev. Tõsi. Sellega seoses oli mul veel üks küsimus ka, et mis te arvate, kas tehisintellekt võtab võimust inimtööjõu üle? Tahaks loota, et mitte, aga ma ei oska. Tegelikult, kui sa mõtled selle peale, ma alles lugesin Eesti eelmine nädal, et keegi õppejõud ütles, et sees ei ole mõtet enam nagu üliõpilaste kirjutada, et keegi ei suuda ära kontrollida, et kas see on, kelle kirjutatud see on, et see nüüd paneb mõtlema tegelikult. Aga tavaliselt elu on ikkagi õpetanud, ma olen ka 51 juba, elu on õpetanud, et kui kuskil elu läheb ikkagi ühte nii nagu kraavi äärde kaldu, siis toimub mingisugune võnge ja korrigeeritakse see keskteele tagasi, et praegu küll minust läheb natukene nagu see ikka ohtlikku teed pidi, et jah. Ja muidugi see oht on ikka väga suur ja palju oleneb sellest, kes hakkab neid protsesse reguleerima ja juhtima, kelle kätte lõpuks tehnoloogia jõuab. Loodame, et normaalsete inimeste kätte. Küsin mängus nüüd viimase küsimuse, mis on natuke rõõmsamatel nootidel ilmselt. Kes teid igapäevaselt üldse inspireerib? Erinevatel ajaperioodidel muidugi erinevad inimesed, aga praegu tihtipeale mul lapselaps tütrepoeg. Tema sihikindlus, ta ei ole enam noor, 27. Ja tahtmine midagi teha, korda saata ja selle nimel töö tegemine, see on ikka minu jaoks väga suur tegu tema poolt. Võib-olla ma ise olen tunduvalt laisem. Jah, täpselt, et ümbristavad inimesed, et ma arvan töö juures nagu, ma arvan, et need inimesed sunnivad sind vormis olema või nad inspireerivad sind, et kui sa ise lased kuskilt nagu mõnikord nagu nurga üle, siis keegi teine seda ei lase, et ma arvan, et kolleegid ja kindlasti minu sõbrad, et kes kindlasti inimestena nagu panevad pingutama ja kolleegid ja sõbrad. Nüüd on siis vahemängu aeg läbi ja asume meie viimase osa juurde, kus räägime nüüd natuke rohkem teie karjäärist, mis sai peale kooli. Et kõigepealt alustuseks ma küsikski, et kui keeruline oli teil leida pärast kooli lõpetamist esimest töökohta? Minul oli väga lihtne, kui ma ütlesin, et ISEC projekt sinna pangandusse selle ukse lahti lükkas, siis viimase kursuse, ma arvan talvel, ma juba teadsin, et ma lähen Viljandisse panka tööle ja selles mõttes esimene samm oli nagu juhtus kuidagi täiesti iseenesest ja kergelt. No, kui mina lõpetasin, siis oli ju suunamine. Aga kuna mina olin juba perekonnainimene, siis mul oli nii-öelda vaba diplom. Mul pakuti küll kohta Tallinnas ühte suurde ettevõttesse finantsosakonda ja ka me ei tahtnud Tallinnasse minna ja siis oli teine variant minna Riigipanka ja selle ma võtsin vastu Riigipanga Eesti Vabariikliku kontorisse revidendiks, aga pärast ülikooli minna panka revidendiks, see oli ikka alguses nagu siiludus, aga hakkama sain. Ants, ma küsin nüüd konkreetselt sinu käest. Sina oled Tartu Kommertspanga üks käivitajatest ja esimene juht. Räägi meile üldse lähemalt, kuidas oli tol ajal, ehk siis oli nõukogude aeg, üldse käivitada Kommertspanka, sest kui ma lugesin selle kohta, siis mulle tundus see väga müstiline. No jah, see algas ju pisut enne 87 ja võib-olla tõukeks sai see, et käis tollel ajal ju pankade reorganiseerimine. Ühest Riigipangast sais mitu panka, kõik need olid riiklikud, Sotsiaalpank,
Maapank, Ehituspank oli küll enne juba ja Hoiupank oli enne. No mina sain siis Elamu Sotsiaalpanka Tartu osakonna juhatajaks. Aga ausalt öeldes, olles seal nüüd tööl olnud pangas juba mitmeid aastaid, 10 aastat, hakkas mul igav. Sest sa teadsid juba ette, mis tuleb homme, kassapidaja on keegi haige, raamatupidaja on haige, mõni inkasaator on ennast purju joonud ja see kõik oli põhimõtteliselt teada ja kuna siis tekkis ka Moskvas liidu tasandil pangaseadus uus, kus oli võimalus hakata looma uusi nii-öelda kommerts- ja kooperatiivpanku, siis sai hakatud uurima, sai räägitud kohalike inimestega, ettevõtjatega, samuti linnajuhtidega ja nii me ükskord siis Olari Taaliga sai räägitud, et teeme ja tõepoolest tolleaegsed suurte ettevõtete juhid tulid asjaga kaasa ja sai käidud koos tolleaegse täitevkomitee esimehe Mendelsoniga ja Hoiupanga juhatajaga Moskvas autoga, see oli omati seiklus, millest on kirjutatud ja seal me saime põhimõtteliselt kõigile küsimustele jah vastuse ja siis võeti kokku 32 ettevõtet tollel ajal olid nõus panema oma raha kommertspanka, mis oli uus asi, ega keegi ei teadnud, mis sellest lõpuks saab. Ja probleeme oli palju muidugi, sest ei olnud ju kommertspangal mingeid ruume, inimesi, nii et vahepeal alguses oligi ma nii Sotsiaalpanga kui kommertspanga juht ja aga ära sai tehtud, ei olnud probleemi lõpuks. Probleemid tulid pärast. Ja muidugi võib-olla ma olen üks väheseid selliseid inimesi, kes ühelt poolt lõi selle kommertspanga, ühe panga ja teistpidi tulevikus olles Eesti Panga nõukogu esimees olin ma ka see, kes kirjutas alla panga likvideerimisdokumendile, nii et pidin iseenda lapse ära tapma, midagi teha ei olnud. Sellega ma nüüd hetkel ei ole kursis, aga miks sa pidid oma lapse ära tapma? Ja sellest on ka väga palju kunagi kirjutatud ja olnud. Tollel ajal mind enam ei olnud seal kommertspangas, ma olin juba ülemnõukogus, aga kommertspangale sai saatuslikuks tegelikult see, et ta võttis liiga suuri riske. Üks konkreetne põhjus oli bensiiniost Venemaalt, mis kõrbes ja kui sa võtad liiga suure ampsu ette ja ei suuda seda alla neelata, siis tekivadki sul likviidsusraskused ja lihtsalt seda raha ei olnud, nii et seal oli see oli pikk protsess, kui see lõppes ja ega ta meeldiv ei olnud. Ants, ma küsiksin sinu käest veel ühe küsimuse, et sa oled olnud ka Tartu linnapea ja said linnapeaks kohe peale taasiseseisvumist. Ma lugesin, et sa võtsid kasutusele sellise maksevahendi nagu Tartu raha ja mina ei olnud sellest näiteks elu sees kuulnud. Mis eesmärgil see raha sai loodud või kus selline mõte tuli? Siin ongi see huvitav asi, et meie suhteliselt lähiminevik 30 aastat tagasi on tegelikult mattunud unustuse õlma ja palju asju me ei tea. Tegelikult teda nimetati Tartu rahaks, alguses nimetati või oli ka neid, kes Veedousme rahaks nimetasid, tegelikult oli ta maksevahend ja probleem oli selles, et ei olnud lihtsalt sularaha. Ettevõttel arvel oli raha, nagu Coop Pangas ütleme, oli raha, aga ei olnud sularaha, et inimestele palka maksta, aga siis enamik palku oligi, makstigi sularahas. Ja siis tuli midagi välja mõelda, et kuidas seda olukorda siis parandada. Ja saigi maksevahendid, kuna siis olid veel kohaliku alluvusega kauplused
nii-öelda munitsipaalkauplused praeguse mõiste järgi, siis saigi nii tehtud, et need maksevahendid olid seal kauplustes ka maksevahendid ja pangas said nad nii-öelda Tartu raha, läksid kauplusse, ostsid selle raha eest, kauplus tõi selle raha tagasi ja raha kanti siis selle kaupluse arvele. Ja nagu ikka, kõik raha emiteerimine lõpeb kasumiga ju emiteerijale ja nii oli ka linn võitis sellest, tolle aja järgi, ega ta suur summa ei olnud, 400 000 rubla, kuigi see oli alla 3 kuu see maksevahend ja turu peal oli see sama kõva raha kui Soome mark, sest kõik tahtsid seda nii-öelda soomlased suveniiriks. Aga seal oli jah, see põhjus oli lihtsalt sularaha puudus, mis praegu võib-olla ei saa aru, aga tollel ajal oli see ikka väga suur probleem, et ei olnud lihtsalt sularaha. Me juba praegu räägime 90-ndatest ja te mõlemad tegelikult töötasite tol ajal juba finantssektoris, ütleme, Margus ka. Milline oli toonane üldse majanduskeskkond? Vaata, kui mina lõpetasin 94 ülikooli, läksin Viljandi kommertspanka telleriks, ma olin 2 aastat teller seal, see oli mu esimene töökoht, et nagu Hans juba, see keskkond oligi, kõik arenes tohutu kiirusega, aga ülekandeid tehti pangas niimoodi, et raamatupidaja tõi selle klotsi maksekorraldusi ja siis mina tellerina siis tagusin neid kuskile arvutisse sisse ja sularaha anti välja ja mäletan, me andsime Viljandis, mina andsin välja esimese Visa pangakaardi 94. aastal, kodulaene hakkas Hansapank välja andma 98, deposiidi hoiused olid olemas, et internetipanga, mobiilipangas polnud mitte midagi, et need on kuskil 2000 alguses ju tulnud, et lihtsalt, et see oli sootuks teine, raha liikus, aga raha ei liikunud mitte niimoodi, vaid raha liikus nagu tundide ja päevade jooksul, aga see tohutu areng toimus, et järjest kiiremaks hakkas see minema, et kui algul Eesti Pank tegi 1 kord päevas minu seda clearingut, et mis tähendas seda, et raha liikus minu arvelt Ansu arvele, siis ühel hetkel tehti seda juba iga tunni tagant ja et see oli nagu, ma mõtlen, et mina olin panganduses tol ajal, kui nagu see oli tohutu, iga aasta tulid mingid uued tooted, et täna panganduses midagi uut välja mõelda, et ongi saab ainult kiiremaks ja masinad teevad juba otsuseid ja klient ongi õnnelik, mida kiiremini kõike seda saab ja igasugused äpid ja täna pangakaart juba nagu füüsilisel kujul on ju nagu tagurlik näide, et me oleme juba järgmises tsüklisse jõudnud, et No ja mina tegelikult juba 90-ndatel enam pangas ei olnud 89, läksin ülemnõukogusse. Aga ma lihtsalt toon teile näiteks, te teate, kus on praegu Haridusteadusministeerium, Munga tänaval, seal oli ju Riigipank ja terve see esimene korrus, üks korrus oli arvuteid täis, see oli see meie arvutuskeskus. Ja tõepoolest, et toodi dokumendid, siis teller pani nad arvutisse või lõi, perforeeriti ära seal all ja see oli ikka pikk töö, aga mõtlen just seda, et terve see korrus oli arvuteid täis, suured arvutid ja kõik nad uugasid. Ja siis kõige kiirem viis ülekandeid teha oli teletaibi teel. Te muidugi teagi, mis see teletaip on. See on natuke rohkem kui faks, aga ka spetsiaalne selle järgi, kui ma olin ettevõttes veel tööl enne panka siirdumist, siis selle järgi, kui oli tutvust, sai reguleerida realiseerimisplaani täitmist, kas teletaibist viiakse see dokument alla raamatupidamisse või mitte. Nii et sellised tehnika imed olid tollel ajal. Felixit küll vist enam ei olnud eriti ja võib-olla mõnel veel oli arvelaud. Aga tollel ajal minu pearaamatupidajal oli arvelaud veel. Tema liitis, lautas, korrutas, jagas, kõik käis arvelauaga. Natuke siis muudan kurssi, et ütleme niimoodi, et te olete ikka mõlemad jõudnud oma karjääri täielikku tippu. Milline peab teie arvates üks tippjuht olema?
ühelt poolt tippjuht võiks olla selline inimene, kes oskab kuulata kõiki pooli, nii ka vastaspooli ja samas lõppkokkuvõttes peab tema võtma vastu otsuse, ka ebameeldivaid otsuseid. Meie juhtide üks häda ongi see, et ühed ei kuula kedagi peale iseenda ja oma mõnede sõprade ja teiselt poolt mõni jälle ei taha otsuseid vastu võtta ja mida kauem sa lükkad selle võib-olla ka ebameeldiva otsuse vastuvõtmise edasi, seda hullemaks tegelikult läheb. Selle ma olen selgeks saanud, et probleemi eest kuskile lihtsalt põgeneda ei ole mõtet. See tuleb haav lahti teha ja ära parandada või siis tõesti vahel ka ära amputeerida see üks osa. Ma mõtlen, et ma arvan, et mina ei suuda välja mõelda, mis on ideaalne nagu siuke tippjuht, et tegelikult ma olen raudselt veendunud selles, et juhtida võib 100 erineval moel ja kõik need moed võivad tulemust anda, et juhid on väga-väga erinevad ja ei ole olemas ühte õiget, et see on sümbioos mingitest muster või sümbioos mingisugusest käitumistavadest. Mina tean, et minu koodi on kõige rohkem sisse kirjutatud see, nagu ma juba korraga siin ütlesin, et ma tean, et minult oodatakse seda, et viia see pank punktist A punkti B, et see on see, mis mul kogu kukla taga käib, et mina pean nagu lükkama, suruma, tõmbama, et minu omanikud on andnud mulle selle panga juhtida ja kasvatada, viia teda järgmisele arengutasemele, et nagu see on minu käekirja kõige esimene osa, et kindlasti seal teine tuleb see, et ajaga jooksul oled sa selgeks õppinud, et kui sa ainult ennast usud ja endale loodad, siis see pank liigub ühes ajaühikus 1 meetri edasi, et kui sul on nagu tiim ja sa usaldad ja usud ja annad neile vabaduse ja nad igaüks liigutavad 1 meetri, siis see pank liigub nagu korda X meetrit samas ajaühikus edasi, et nagu, ma arvan, see on teine, et võib-olla alustava noorejuhina ma olin rohkem nagu siuke eneseusku ja mina ütlen ja minul on nägemus, et täna saad sellest aru, et kui sul tõesti on nagu lähim tiim on mul nagu 29 inimest, et kui nad kõik liiguvad 1 meetri ja mina liigun ka 1 meetri, siis me oleme 30 meetrit liikunud edasi. Kui kõik sõltus ainult minust, siis ma lihtsalt ei jõua, ei oska, ei suuda ja siis see pank liigub 1 meetri, et võib-olla see on teine joon, et Teie juhtimise all on ikka pank liikunud, ma ütleks päris mitu meetrit. Aga siis see tõesti, kuna mu käest seda küsitud, siis ma olen sellepärast just lahti mõista, mis selle taga on, et ma arvan, et see on täpselt see, et sa pead suutma ennast nagu kuskile natukene tahapoole suruda ja uskuma ja andma kõigile võimalust. Aga kas teil on endil mõnda eeskuju, kelle juhtimisstiil teile meeldib või pigem olete oma liini ajanud? Minul on see kindlasti sümbioos, et ma olen erinevates intervjuudes ka öelnud neid nimesi välja, et ma isegi praegu ei ütleks, et ma arvan, et see on täpselt, et juhtimine on mosaiik ja sa võtad 1 killu siit, teise sealt, et mida rohkemaid inimesi, mida rohkem kunagi ma lugesin väga palju juhtide elulugus just sellepärast, et kuskilt oli 1 tükk võtta, teisest teine, et see on minu, see ei ole minu, et sa paned oma selle sümbioosi kokku, et kindlasti on olnud nagu, ma ei tea, kunagi, nüüd nimi, Jack Welch oli kunagi, ma arvan, nagu ma olin siis noor juht, ma lugesin tema 3 juhtimisraamatut läbi ja ma põhimõtteliselt tahtsin näpuga järge ajada ja teha, et ta lihtsalt, see oli väga inspireeriv see tema käekiri, et täna ma võib-olla palju asja enam sealt ei teeks niimoodi, et ja ma arvan, Eestis samamoodi, et kindlasti Indrek Neivelt on kunagi, mul on kunagi, ma Hansapangas tegin ühe ilge jama, et kuna Indrek Neivelt andis mulle andeks selle ja andis mulle teise võimaluse, siis ma arvan, et ma olen talle väga tänulik ja ma arvan, et ma olen, ta on mulle ka seda öelnud, et ta on väga hea meel, et ta andis selle ja ma õigustasin seda teist võimalust. Kindlasti Indreku käekirja. Mina annan, ma arvan, väga palju oma inimestele andeks igasuguseid asju, kui need ei ole tehtud mingi valskusest, varastamisest, mingi pahatahtlikult. Kõigil meil juhtub. Ja pigem juhtugu, et siis teeme uuesti. Aga ma arvan, et see joon on täpselt pärit sealt, et kunagi anti mulle andeks, väga tore. Mul konkreetselt sellist juhi omadust, et kõik omadused võtta ühelt juhilt ei ole. Mul on küll olemas negatiivne kogemus, et milline juht ei või ei peaks olema oma
teiselt töökohalt aparaaditehase direktori tookord, kuidas ei tohiks juhtida ja siis ma olin noor ja roheline, küll 3 aastat peaaegu pangas töötanud, aga pärast seda saanud sinna, nii et see, et sa ei tohi oma positsiooni ära kasutada, sa ei tohi enda naha päästmiseks tuua turule teise inimese nahka, kes pole absoluutselt süüdi ja neid negatiivseid asju oleme küll püüdnud vältida oma elus. Margus juba enne natuke mainis, et tal on õnnestumised ja tagasilangused, et ütlesid, et sa võiks raamatu kirjutada, aga tutvusta meile nüüd natuke seda brošüüri osa. Et milline on olnud sinu teekond üldse siis tippjuhiks saamisel ja mis on olnud sul kriisid näiteks? Ma olen väga rahul sellega, et mu esimene töökoht, ma alustasin täiesti nagu sealt leti tagant, et ma olen olnud 2 aastat pangas teller ja see annab mulle siiamaani nagu sellist head seljatagust, et nagu ma tänasest rollist, kõik me võime mida arvata, kuidas tuleks klienti teenindada ja mismoodi seal käituda ja siis vahest ma pean ütlema inimestele, et kulge, et mina olen seal olnud. Et te kõik kujutate ette, mida selle leti taga tuleks teha ja mismoodi nagu kliendiga suhelda. Et nagu ma väga pooldan seda, et seda alumisest astmelt alustamist. Et mulle mingi kõrvalpõik, et mul on nagu soov, et oma järgmine tööalane mingi 10 aastat veeta olla koolis koolijuht ja siis ma tean, et ma olen ka täna aru saanud, et selleks, et minna koolijuhti, ma peaks minema kõigepealt õpetajaks õppima, et ei ole võimalik nii, et täna juhin panka, homme juhin kooli. Aga ühesõnaga, et see alguste asemelt alustamine ja siis on minust nagu on see, et sealt edasiminekuks on sul neid võimalusi väga palju ja kõik teed võivad olla nagu õiged, aga võivad ka valed olla. Ja nüüd on nagu koht see, et sa pead enda vast aus olema, et mina 2 korda läksin valet teed pidi. Et ma oli see, et ma kunagi selle Hansapanga aja jooksul kord sain kliendi halduriks, siis ma sain aru, ma arvan, esimesel aastal see ei ole minu tee, siis ma sain korra nagu müügijuhiks ühes väikses Hansapanga tütarettevõtte, sain aru, et see ei ole minu tee ja lõpuks sain ikka aru, et selline jaepanga juhtimine on minu tee. Aga selleks tuli need koperdamised ka ära teha ja need laksud ka sealt saada ja nendel aastatel nagu kukkuda. Ja ma arvan, et mu elu kõige suurem nagu läbikukkumine oli aastal 2015, et kui ma Eesti Energias otsad kokku tõmbasin ja läksin tööle ravimite müügifirmasse Magnum, et kus ma omanik 8 kuu järel lahti lasi. Et ma olen olnud ka teispool lauda, et elus on hästi palju tulnud, on neid juhtumid olnud, kui mina olen pidanud inimestele ütlema, et meie teed lähevad lahku, et seal lasti mind lahti ja lasti sel põhjusel, et mina ei leidnud selles ettevõttes endale jalgealust, et see on pikk lugu erinevad, aga viga oli minus, mina võinuks ennem uurida, et kuhu ma lähen, mida ma tegema hakkan, mida mult oodatakse. Et ma ei teinud seda, mul tundus, et ravimite hulgimüügi firma, intelligentne äri, siuke kiire areng, see oli apteegireform oli veel just tulemas ja mind väga inspireeris see, aga õppimiskoht oli täpselt see, et enne kui sa kuhugi lähed, ma alati oma uutele töötajatele ütlen, et te olete 2 asja raudselt järgi uurinud, kui te Coop Panka tööle tulete, mis tööd te tegema hakkate ja palju te palka saate. Et kõik 100% on seda uurinud. Aga 3. asi on veel, mis tuleb ennem järgi uurida, on see, et mis asi see Coop Pank või mis asi see ettevõtte seespoolt on, mis tavad seal on, mismoodi seal asju aetakse, mismoodi organisatsioon on üles ehitatud, et see maailm ja kuna ma seda ei teinud selgeks, ma kukkusin ja ma olin 1 päev vähem kui 9 kuud tööta aastal 2016, et ma olin tippjuht, ma olin kõrgelt kukkunud ja 9 kuud mina tööd ei leidnud, ja siis tuli Coop Pank, mis õnneks kompenseeris selle 9 kuud valu ära. Aga Ants, milline on olnud sinu teekond? Minu teekond on olnud selline, et lihtsalt kõik ametid on mulle nagu sülle kukkunud. Nagu ma ütlesin, et pärast ülikooli revidendiks pakuti kohta, aga kuna mul siis oli väike laps sündinud, tahtnud kogu aeg komandeeringus olla, seal oli 3 nädalat komandeeringus ja nädal kodus. Ja siis pakuti mulle aparaaditehase finantsosakonna juhataja kohta. See oli karm kool, aga ma sain päris hea elukooli, siis kutsuti panka tagasi. Siis pangas, nagu ma ütlesin, et
seal olin algul asetäitja, siis juhataja ja siis sai Kommertspank loodud ja siis tulid 89. aastal valimised, Ülemnõukogu valimised, kus Rahvarinne pakkus mulle kohta. Mul oli muidugi muud tegemist, mina oma enda reklaamimisega ei tegelenud, aga ma sain Ülemnõukogusse ja sealt sellel ajal siis tuli ka pakkumine hakata Tartu linnapeaks, olin seal siis volikogu esimees ja pärast seda muidugi, kui volikogust ära tulin, nähes, mind enam tegelikult see ei huvitanud ka, see poliitika läks juba selliseks, nagu ta praegu on kujunenud ja siis olin ma, siin on Toomas Katušin, kelle firmas ma olin tööl ja siis jällegi pakuti Maksumaksjate Liidu lõunaosakonna juhatajaks. Jah, sinna ma kandideerisin lausa. Ja siis tuli Eesti raamatuaasta ja pärast seda siis, kui see ära lõppes, mõtlesin, ma nüüd paar kuud puhkan, tuli pakkumine hakata Eesti Akadeemilise Spordiliidu peasekretäriks ja sinna ma läksin ja sinna ma jäin ja olen siiamaani olude sunnil. Nii et on jah olnud igasuguseid erinevaid ameteid, aga see on nüüd jäänud natuke pikaks ajaks juba. Räägime nüüd natuke ka läbipõlemisest, et tänapäeval on see väga aktuaalne teema ja Margus, sina just rääkisid meile sellest, kuidas sa olid 9 kuud tööta, kindlasti sa tundsid motivatsioonilangust tol perioodil, ma eeldan. Et kuidas sellisest nagu august, madalperioodist üldse välja tulla? Ma arvan, et ma olen selle peale mõelnud, sellest ka isegi rääkinud, et ma arvan, et elus on väga oluline mitte tegeleda ühe teemaga, et minul endale ma ütlen, et see on nagu selline kaardipaki teooria, et sul on laua peal erinevad kaardid ja sa pead kõigi kaartidega mängima, et loomulikult su tööelu on sul päris suure ulatusega kaart, aga sul on su sõbrad, sul on su hobid, sul on su reisid, sul on su lähedased inimesed, sul on su teater, mul on mu maakodu, mul on mu vennalapsed, et sa pead kõigi kaartidega mängima ja siis, kui see üks kaart sulle ära võetakse, siis see obadus ei ole nii suur. Et nagu, mina olin täpselt aasta enne seda töökaotuse obadust ostnud enda Läänemaale maakodu ja ma olen mõelnud tagant järgi, et see 9 kuud ma enamus sellest ajast müttasin seal, ma ladusin oma 40 meetrit kiviaeda oma kätega elus esimest korda, juursin kõik vanad õunapud välja oma kätega, ma uputasin ennast sinna ja mu sõbrad käisid seal külas, mul oli teine teema, aga see pani mind väga palju tagavaate peeglis mõtlema, et kui mul ei olnuks seda teemat, et ma oleks Tallinnas pidanud, ma ei tea, lakke vaatama ja ootama tööpakkumisi, et ma ei tea, missugune mu vaimne tervis oleks olnud. Et selles mõttes ma arvan, et nagu siuke juhtimises ja tippjuhiks olemises on väga oluline see, et sa ei laseks sellel tippjuhiks olemisel täita nagu enamust oma elust, sest see võetakse sul ühel päeval. Kas annad ise selle ära või see võetakse sul ära, sa ei jää sellel kohale, never ever. Ja tippjuhi lahti laskmine on päeva pealt, et ilma igasuguse põhjenduseta, et tööseadus ei kehti meile, et meil kehtib tööleping, teenistusleping. Et lihtsalt, et jah, see pikk jutt lühikseks võtta, et sa pead oma ellu laskma erinevad teemad. Ja siis ei ole, kui üks teema sul kaotakse, elus on ka teisi kaotusi, võetakse mõni teine kaart sul ära. Et kui sind ümbritsevad ülejäänud, millega sul on võimalik edasi mängida, siis ühe kaardi kaotus ei ole nii talumatu. Ants, kuidas sina oled motivatsioonilangusega toime tulnud? Kuna ma ei ole väga pikalt kuskil olnud aastakümneid välja arvatud nüüd see viimane periood, aga siin on tõesti hobi ja töö mul koos, siis nagu sellist motivatsioonilangust ei ole, aga jah, oli küll mul raske periood tegelikult seesama linnapea ja volikogu esimehe ametiaeg, kus ma nägin, mis jõud on meedial ja kuidas seda kasutatakse ära. Ma ütlen, et mind ju tollel ajal süüdistati ka mitmes surmapatus kaasa alates Kommertspanga likvideerimisest ja nende põhjustest lõpetades siis Tartu soojamajandusega. Ja siis näed, kuidas enne kui sulle midagi uurijad ütlevad, on see kõik juba meedias, kuidas ekspert
annab hävitava hinnangu sooja tootmisele hakkepuidust, kui pärast selgub, et seesama ekspert on Eesti Gaasi palgal. Ja no võt sellised asjad, need olid ikkagi väga ebamugavad, rasked, mitte ainult mulle, vaid muidugi ka perele ja ka need sai üle elatud, sest kui oleks ka midagigi olnud, siis ma arvan, et ma täna siin ei räägiks, aga oleks vahepeal kuskil olnud mõned aastad riigileival, aga kuna mitte midagi ei olnud, kust kinni haarata, siis nii ta jäi ja mul ei õnnestunud riigileivale esialgu saada. Margus, räägime sinuga natuke ka praegu panganduses toimuvast, et sina oled veel siin sektoris tegev, et Ants on pensionil. Aga USA-s läks väga suur pank pankrotti, Silicon Valley pank. Mis arvad, et mis võib olla selle mõju Euroopa rahandusele? Ma arvan, et tegelikult juba näha on, et see mõju on nagu, see kütab ärevust, et seda ratsionaalset mõju ei ole, et see oli kõigest nagu üks pank, et pankades on üks oluline asi on riskijuhtimine, et nagu sul on erinevad riskid, on sul krediidirisk ja operatsioonirisk ja intressirisk ja turvarisk, infoturberiskid ja nii edasi, et see pank pani mööda seal intressiriskiga, et ta võttis, oli hästi kiiresti kasvanud pank, mis võttis tohutult startupide raha sisse, ta ei suutnud seda välja laenata ja otsustas, et ta paigutab selle valitsuse võlakirjadesse. Pani hullud miljardid valitsuse võlakirjadesse. Nagu me teame, hakkasid keskpangad võitlema inflatsiooni vastu, mis tähendas, et võlakirjade hind kukkus kolinal. Ja ühel hetkel tahtis keegi oma raha võtta passiva või klientidest poole pealt välja. Ta ei olnud muud teha, kui kahjumiga need võlakirjad maha müüa. Tekkis kahjum, mida oli väga katta ja sealt see rullima läks. Et ühesõnaga, üks siuke nagu halb näide, aga lihtsalt, et see, kuna nagu Ants ütles, et tänapäeval on see, et see meedia paiskab selle nagu tormiks, siis see loomulikult ei jäänud sinna Ameerikasse, vaid see lõi ka siia Euroopasse. Siis leiti üles järgmine nagu Sveitsis üks pank, kus olid samamoodi nagu midagi ei olnud veel halvasti, see oli pikalt kahjumis olnud, aga kuna hakkas seal üks suurim aktsionär ütles, et tema rohkem ei kavatse siin osalust suurenda. Lause oli just see, et ma ei kavatse osalust suurenda, midagi oli halvasti. Ta käis küsiti, et kas te olete valmis osalust suurendama, ei kavatse. Ja sellest hakkas asi nagu kerima, et nagu õnneks ei ole see Eestisse jõudnud, et me oleme teinud igasugused riskistsenaariumi, et pangandus on äriusaldusega, et piisab sellest, et keegi toodab selle alusetu pealkirja Delfi esimesele küljele ja pangajooks algab. See on õudne mäng, aga see võib alata nagu täpselt sellest ühest välgatusest tänapäeval aastal 2023. Et mingit ratsionaalset alust selleks täna ei ole, et teades, kuidas pangad on eriti Euroopas kontrollitud, et nagu ma ütlesin, ma olin kunagi 12 aastat Hansapangas, siis vahepeal 8 aastat Eesti Energias, ma olen panganduses tagasi. Te ei kujuta ette, millist regulatsiooni millistele nõuetele me peame vastama, kuidas meid kogu aeg kontrollitakse, me peame stsenaariume kirjutama, igasugused kapitali kõrvale panema, et nagu täna mul väga hea meel, et Eesti Panga juht eelmine nädal esimeses stuudios ütles, et kuulge, et meil on kõik asjad kontrolli all, aga ma veel kord ütlen, et piisab sellest, et keegi vastutustundetult viskab mingi kondi kuskile ambusse ja see maailm on hästi õrn selle koha pealt. Jah, aktsiad ju võivad päevaga langeda täiesti põhja. Jah. Aga mis on sinu prognoos, et millal võiks Eestis inflatsioon ja üleüldine hinnatõus hakata? Aasta teises pooles, et see ratas saab või see ring saab täis tegelikult, et see on juba praegu näha, et veel hinnatõusud eelmine aasta, kui te mõtlete, et need suuremad hinnatõusud olid kuskil suve algus, võib-olla isegi siin augustikuuni, et siis saab tegelikult see tsükkel täis, et inflatsiooni võrreldatakse alati, et ka siis inflatsioon võrreldes eelmise aastaga, et tõenäoliselt kuskil august-september on see, kui see number kukub sinna ikkagi 5% kanti, et Aga miks on just meil Eestis niivõrd kõrge inflatsioon? Võtta, siin on just see võrdlusbaas, et kuna meil oli, võrdlus on eelmise aastaga ja kuna meil oli nagu aasta tagasi olukord hoopis teissugune, siis kui mõnes Euroopa teises riigis, et meil oli see tohutu nagu langus, siis meil võrreldes eelmise aastaga ongi hinnatõusud väga suured. Ja teine, mis on Eesti õnnetus, on see, et paraku me oleme siin Euroopa kõige pimedamas ja kõige külmemas nurgas, mis tähendab, et meil on hullult energiat vaja selleks,
väiksed vambid põleks toasoojaleks. Mis hinnad on eelmisel aastal kõige rohkem tõusnud? Energiakandjate hinnad. Miks see avaldab siin Põhjamaades väga suurt mõju, sest meie selles tarbimis eelarves on nendel kõige suurem roll, et kuskil Lõuna-Euroopas energiat ei ole nii palju vaja. Ma küsiks siis noore inimesena veel sellise küsimus, et ma tahan ka hakata endale kodulaenu võib-olla võtma, et endale uus elamine osta, või esimene elamine pigem. Euribor on meil päris krõbe juba, et kas sa näed, et võiks juhtuda selline stsenaarium, nagu oli veel hiljuti, et Euribor oli üldse miinuses? Mina just, kui sa oleks küsinud seda 10 aastat tagasi, siis ma ei tea, mina ei oleks küll ette kujutanud, et siuke asi on nagu negatiivne intress, et see võib juhtuda, aga näed juhtus. Et selles mõttes ma ei oska sulle öelda, ma ei saa sulle öelda, et ei juhtu, et nagu mina olen küll kõigile klientidele oma sõpradele öelnud, et millega tuleks arvestada, et Euribor nähtavasti 2,5–3% lähima 10 jooksul on, et sellele siis marginaal nagu kuskil 2% juures peale, et kui sa võtad täna kodulaenu, siis sa pead arvestama, et kuskil siuke 4–5% intress selle kodulaenul on. Ja see on ka see, et pangad on kogu aeg kodulaenu väljaandmisel pidanud vastu 6% kontrollima, et ka sel hetkel, kui Euribor oli negatiivne, marginaal oli 2%, sina võtsid laenu, teadsid, et sa hakkad 2% intressi maksma, meie tegime su selja taga testi, et kas sa 6% ka suudad maksta. Kui sa ei suutnud, siis me ei andnud sulle laenu. Miks täna kodulaenud üldse võlas ei ole, vaatamata sellele, et Euribor on nii kõrgel tõusnud, just sellepärast, et nad on ära testitud olnud, et kliendid jõuavad ka seda kõrgema intressiga ära maksta. Et rahal on hind ja tõenäoliselt nagu ka läbi selle ajaloo vaadates, et Euribor 2,5–3% on ikkagi see, mis on selle kauba hind. Ja ega see ei ole normaalne ka, et Euribor negatiivne nii pikka perioodi on olnud. See on ikka nüüd, normaalsus on tulnud tagasi lihtsalt. Inimesed on ahastusest. Aga inimesed ei larjunud normaalsusega. Mina võtsin oma esimese kodulaenu ja maksin 12% intressi, nii et kui sina võtad täna nagu 6%, see on 2 korda madalam intress. Et... Selle näitamata on kohe meelde, motiveerib. Mul on see leping alles, ma olen 12% intressi maksnud. Aga küsin teie mõlema käest veel natuke üldiseid küsimusi. Kuhu teie soovitaksite Eesti inimestele oma raha paigutada? Kas mina, kui olen aktsionär, kas ma võiksin vaadata Balti turgu või vaadata Ameerika poole või üldse kinnisvarasse investeerida? Mis on teie soovitused? Mina eelistaksin kinnisvara. Mina just oma noore kolleegiga ennem rääkisin lõunalauas, et minul on olnud see põhimõte, et ma investeerin nendesse sektoritesse, kus ma saan aru ja millest ma tean rohkem, et sellest lähtuvalt ma olen investeerinud pangandusse, energeetikasse ja kuna mu väga hea sõber juhib ka Tallinkit, siis ma ka Tallinkisse olen investeerinud. Minu investeeringud on Eestisse tehtud, pensionifondid on üle maailma, aga oma otseinvesteeringud ma olen Eesti firmade aktsiatesse teinud ja selle kriteeriumiga, et ma olen ostnud neid ettevõtteid, kelle tegevusest ma saan aru, kelle aastaaruannet ma oskan lugeda. Et siin meil on rida ettevõtteid, kuhu mul läks aega, et ma endale selgeks teha see. Et ma arvan täna nagu, ja teistpidi, kui mõelda suuremalt, et siis nagu sinna, kus nagu areng on ees, et energeetika, ma arvan, me kõik saame aru, et miks Enefit Green on Tallinna börsil kõige suurema investorite arvuga ettevõttes, 60 000 aktsionääri, sest tõenäoliselt lähimate kümnendite jooksul selles valdkonnas areng on ikkagi väga suur. Aga mis te krüptost arvate? Me rääksime kõik asjad ennem ära, et ka see aasta tagasi oli üks konverents, kus istus Madis Toomsalu ja Margus Rink ja siis moderaator küsis, et mis te krüptost arvate ja siis LHV juht Madis Toomsalu rääkis, et tulevik ja ma olen investeerinud ja nii edasi ja mina ütlesin, et ei tea, ei ole investeerinud, ei usu, ei mitte midagi. Ja siis mul oli täitsa piinlik, ma tundsin, ma kukun läbi tooli, et kõik saalis olid näpud püsti ja nii edasi. Ma ütlesin, et kui ma nüüd täna see sama konverents toimuks, et siis ma vist enam nii palju ei oleks tagurlane, et minu arvates see on õnnemäng, see on kasiino. Et nii nagu igasuguseid selliseid, et üks sellistest viisidest on kasiino. Ja mina ei suhtu kasiinodesse halvasti, et kasiinodes võib ka võita. Et see on hasartmänge. Et krüptovaluutad lähevad sellesse täpselt samasse kategooriasse.
et see on virtuaalne, seal ei ole tagatust, see on uskumise teema, et täpselt seal ongi tema koht, et kui inimene otsustab, et ta mingi näiteks 5% oma varast tahab panna nagu sellise loto peale, siis ma arvan, see on kõik täitsa arusaadav, et piisavalt väike, kontrollitav ja nii edasi. Ja võib võita nagu, hullult võib võita, aga võib ka kõik kaotada. Ja, krüpto, ma arvan, on lihtsalt spekuleerimise jaoks hea, kui sul veab, aga niisuguse majanduslikult ta ikka õige asi ei ole. Te olete rääkinud, et võrreldes teie kunagiste karjääri algusega, ütleme, ja praegu on maailm muutunud, ütleme niimoodi, et vanasti väljastasite sularaha, nüüd on pangad natuke teistsuguse tööpõhimõttega. Mis te arvate, milline on pankade roll üleüldse tulevikus? Kas see veel muutub kuidagi? Ma arvan, et pank, selles mõttes, et sellist roll, mis on panga tegelikult nagu roll, on, et kuskil keegi peab haldama raha liigutamise süsteemi või kuidas mis selle asjaga nime, kus tehingud toimuvad, kuskil peab see nagu toimuma, et kus ära klaaritakse see, et raha liigub sinult sinule, temale teisele. Et see pankadele jääb. Ja nüüd on küsimus nagu see, et loomulikult areng on seal, et kui kiiresti ja milliste meetoditega, me oleme täna rääkinud siin, et kunagi olid maksekorraldused ja teletaibid ja sularaha ja siis pangakaardid, nüüd on sularahatagurlus, pangakaarttagurlus, et et ma ei tea, kas 10 aasta pärast me pilgutame üksteisele silma ja raha liigub minu arvelt Lisbeti arvele, et nagu, ma ei tea, kuidas see nagu käib. Aga pangandusel, kui selle raha liigutamise tsentraalsel punktil see roll jääb ja kindlasti jääb ka see roll sellele, et kui siis pankas on kontodel seisab raha, siis on keegi, kellel on vaja seda raha, et laenamise funktsioon ka jääb. Et see laenamise funktsioon on aja jooksul läinud erinevatesse, ainult pangad ei laena, meil on rida igasuguseid startup'e ja krediidiasutusi ja väikseid igasuguseid ettevõtmisi, kes annavad laenu välja, et see juba on läinud laiemaks, et aga pangandus kui nagu siuke keskne raha haldamise süsteem kindlasti jääb. Aga muidugi pangandusel on arenemisruumi küllalt veel, eriti nende samade raha liigutamistega. Ma praegu saan raha liigutada näiteks oma sõbrale kuskil väga kaugel, kes on sekunditega. Kui ma teeksin seda läbi panga, siis see võtaks tunduvalt rohkem aega, nii et seal on veel arenguruumi. Aga mis te arvate, kas sularaha võib ikka täiesti ära kaduda millalgi? Ma ei usu, et seda on kardetud, nagu ma ei tea, mis ajast, kogu aeg see jääb väiksemaks see maht, aga nagu ma ei kujuta seda päris nulli kukkumist nagu ikkagi ette, et mina arvan, mingisugusel sularahal on mingi emotsionaalne väärtus, ja küllap see nagu mingisugusel kujul ikkagi jääb, et mina tean ka, et mul on rahakotis sularaha, sest seda on vaja üheks asjaks ainult. See on see, et kui sa lähed täna nagu kuskile sööma, sa tahad teenindajale jätta nagu selle hea teeninduse eest jootraha. Seal saab ka kaardiga jätta see jootraha, aga minust kõik krimpsutavad nina selle peale. Et minust, ja mulle õudselt meeldib see, et see on hea teenindaja olnud ja ma annan talle otse selle sularaha, ma ei anna teda mingisuguse kaardiga või kuskile kesksesse katlasse. Ja ma arvan, et sellistel hetkedel ma käin oma maakodus, naabrimees toob karbitäie mune, et ma ei hakka talle raha üle kandma, ma annan talle sularahas ja ma arvan, tema on õnnelik ja minul on võin seda sularaha talle üle anda. Need on ilusad hetked, et ma arvan, need jäävad. Ja sularaha võib-olla kaob siis ära, kui tõesti silmapilgutusega me saame ülekande ära teha. Aga praegu on ikka päris mitmeid kohti, kus ei ole võimalik kaardiga neid ülekandeid teha ja heastada teise inimese vaeva. Et ta ikka jääb veel tükiks ajaks. Aga meie saade on lõpule jõudmas vaikselt ja küsin teilt siis täitsa viimase küsimuse. Ja mis on teie soovitus noortele, kes tahavad ka jõuda omal alal tippu, sõltumata siis erialast? Mida te soovitaksite? Ma ütlesin juba ära, et elus on väga palju erinevaid võimalusi ja kõik need võimalused võivad õiged, võivad valed olla, et sul peab olema julgust proovida ja tunnistada, kui sa valisid vale tee, siis tulla tagasi ja minna uuesti. Et jube oluline on leida oma tee. Et see, kus sa tunned ennast hästi, kus elu pakub sulle erutust ja kaifi, et nagu ma enda lugudest rääkisin, et mina olen koperdanud ja kukkunud, aga täna ma arvan, ma olen õigel teel, et kindlasti koperdan veel ja loodetavasti tõusen püsti ja kõnnin edasi, et see olekski soov. Ma arvan, et tähtis on see,
tee, mida noor ise tahab, et millest ta unistab ja sinna poole, et ta pürgiks. See tee ei pea olema sirge asfalt, see võib olla tõesti käänuline, aga mingisugustest tagasilöökidest ei tohi ka ära ehmuda, vaid ikkagi jätta meelde, et sellest ma unistan, sinna poole ma lähen ja terve oma elu minna. See tee võib väga kaugele vahepeal oma eesmärgist viia, kuid kui sul on see eesmärk olemas, siis sa lõpuks ikkagi jõuad sinna ja minu enda näitel on ka, et kõik, mida ma olen tahtnud või unistanud, see on tulnud, tõsi küll, enamasti natuke hilja ja võib-olla pisut teises vormis, aga ta on ikkagi tulnud ja sellega sa võid elus ju rahul olla. Väga-väga meeldiv oli teiega seda episoodi teha. Esimene episood meie podcasti sarjas oli väga-väga huvitav kuulamine. Sain väga palju huvitavaid teadmisi endale ning aitäh teile, et saates osalesite ning edu teile tulevikuks. Aitäh kutsumast. Aitäh.